aga need algused olid kohe mõju hea, nagu näha. Ja jälle on meil käes see pidulik hetk, aga ka kurv. Meremäe filiaalist ja tema alustabki tänast kontserti ja see on Gert Palok, kes mängib selle loo, mis ta ise teadustab. Mängin teile Lohamaa reisi. Võtusvald koos oma isaga. Ja Jaan. Mis asi? Potisetu. Ahaa, potisetu. Aku mängib vana inglise laulu. Nimi on None Such.
4. klassi lõpetaja on Heli-Mari Nõsla. Loo, millel on kõik nimi Vana Roki rebase muhe pärastlõun. Ja aitab teda vend ja õpetaja. Keegi ei ole nagu nendest 4 õpilane on õppinud ja kõikidel nendel 4 on ka lisapildid. Õppetunnistusest Gerd Palo õppis aastatel 19–23 vaba- ja põhiõppes klaveri ja harmoška õppega alusel. Muidugi solfeggio ja ansambel on veel need aied, kus ta on osalenud. Õppis 2019–2023 põhiõppes kitarriõppekava alusel, aga üllatus, tema lisapilliks on harmoška. Mõttus Valk õppis samadel aastatel põhiõppes viiuli- ja kitarriõppekava alusel. Viiulit siis 3 aastat ja viimane aasta nii kitarri kui ka basskitarri ja muidugi solfeggio. Palju! Ja Heli-Mari õppis põhiõppes klaveriõppekava alusel, aga teisest kord loen veel, et on osalenud Karnoška ansamblis, käinud Räpina muusikakoolis laulu õppimas, vabariigi ühe kuulsama laulupedagoogi Margot Suure juures ja muidugi solfeggio on väga hea. Palju õnne!
ja solfedžo on minu suur südamevalu ja ka armastus, et üle tüki aja on juhtunud selline asi, et värskalastest olid kõigil solfedžo tööl 5+ ja Veremäel oli ka 5. Et õpetamine. Kes nüüd ei ole asjaga kursis, siis aga see 7. klassi olek ka ei pruugi nagu see lõpp olla. Alati on võimalik siin, meil on olnud ka 5 aastat inimene lisaaastatel. Gümnaasiumi lõpuni saab käia. Lihtsalt nii hästi elama. Ja see selleks. Esimene esineja on Rasmus. Palun. Rasmus mängib vana inglise või iiri või šoti või Amerika, ma ei tea. Lugu nimi on Bonaparte Crossing the Alps. pisikest tantsulugu Ruhnu saarelt.
Kaidule. Miinale. Ja mina küll arvasin eile juba täiesti äratuntav helikeel. Aga järgmisena me Avelisega laulame. Mina mängin. Ja Raimond Valgre.
Mihkel. Mihkel mängib üks Cyndi Lauper laul, nimi on Time After Time. Tegelikult on asi nii, et tavaliselt lastel läheb esinemisnärv ikka iga korraga järjest väiksemaks ja vanainimestel läheb ta iga kord suuremaks kahjuks. Et vastutustunne ja kõik tuleb õlgadele. Aga saite väga hästi hakkama. Vabaõppelapsed, nendel on
joonistuse siis teisel küljel praegu ainult üks aine, aga kunagi oli muidugi neid rohkem. Ja noh, meil on see sport on ju nii kõrgel järjel, et ansamblit ei saanudki teha, sest samal ajal vist korvpall Rasmus või kuidas see oli. Aga väga hea meel, et Rasmus sai sellest raskest hetkest üle ja tegi ta vist eelmine kevad või kuna ta natuke aega ära kadusid, aga kõik sai korda väga hästi. Mihkel on päris palju meil kooliüritustel esinenud. Suur tänu selle eest. Ja eksamil, kui see esimene lugu sul kõlama hakkas, siis meie kohe niimoodi nagu oli nagu mingi arenguhüpe toimunud. Gitarr kõlas väga hästi, sul hea pildist ka ikkagi. Aga pill üksi ei tee midagi, mängijas loen. Siis Kirke on teist kõige rohkem kooliüritust neile väljaspool kooli esinenud, kahtlemata. Et kandlemängijad on, noh, neid on igal pool kuulda näha ja suur tänu sulle selle eest. Ja Niina siis sai sellise nii toreda kingi lõpuks õpetaja Kaidu käest, et see peaks sulle elu lõpetama teie jaoks. Ave-Liisa, sinu kohta ütleksin seda, et ei ole vaja karta ja pabistada nii palju. Kõik tuleb hästi välja ja täna sa suutsid mind ka nakatada selle pabistamisega. Aga et õppida kahte asja ei ole üldse kerge, kahte pildi, kolmuskat ja laulu. Ja Käti, sina üllatasid meil ka tõeliselt eksamil. Me siin ikka kuuleme, seinad kostavad ju läbi ja tükk aega kuulesin, et mis lugu sealt tuleb, ei oska. Ja mingil hetkel oli mingi, et ikka veel see koht on valesti ja see on see professionaalne kreativism, mis muusikutel alati välja lööb. Aga ja siis jälle eksam, kõik on peas, kõik on selge. Ja sellega seoses ma tahaks nagu seda öelda, sellega seoses seda, vabandust. Ma mäletan ju oma õpinguid ka veel. Ja need asjad, millega ma rohkem vaeva nägin, need asjad on mul siiamaani meeles. Et kui kergelt tuleb, siis ta kergelt ka läheb ja kasutage kindlasti nüüd ära seda hetke, et see lugu või lood, eks eksami lood on teil selged ja kindlasti ärge neid ära käest laske, sest nende najal saate tükk aega, nende turjal saate tükk aega sõita. Mina olin ammu kooli ära lõpetanud ja ikka ma mängisin oma lugu ja olin õudselt tähtsa näoga, sest mul oli ta selge. Ja kõike sama asja, et nii nagu jälle pere sünnipäev või mingi tähtpäev tuleb, võtate ja mängite sugulastele. Ja loomulikult, see ei ole lõpp, lisaasta tuleb, kindlasti osale teist. Ja siis seda solfedžot ju ei ole. Aga keelatud ei ole. Lisaastas, võib solfedžo, kui on ikkagi suur tung minna edasi õppima muusikat, siis ilma selleta ei saa. Ja just, ja mitte kunagi ole hilja uusi aineid, uusi pille võtta. Meil on siin veel mõned variandid on, mida te pole kasutanud võib-olla mõelge. Ja omavahel ansambleid moodustada ja bände ja kõike. Nüüd saab alles nagu tegema hakata asju, eks ole. Ja lõpuks siis lõputunnistused ka. Rasmus, gitarr. Niina, viiul.
väike kanne. Nüüd tuleb ka üks väga igav tunnistus, kus jällegi kõik on ühesugused hinded. Kiitusega lõputunnistus, Käti Kudre. Ja nendest kotidest te leiate ühe vanaaegse asja, kuhu kindlasti ma soovitan panna sisse tänasest päevast üks pilt. Ja see peab olema nähtaval kohal ja see peab sind inspireerima kogu aeg, et sa kohe haarad käe või paned kohe käe pilli juurde, eks ole. Haarad pilli järgi, et see muusikakooli pilt kindlasti tuleb sinna. Me jagame teiega. Nii. Tere kõik igaüksed õpetajad ja õpetajad. Täna on meie kõigi jaoks väga eriline päev, kuna meie kõikidele väga lähedased inimesed lõpetavad muusikakooli. Meie teekond on täis olnud väga palju erinevaid emotsioone, nagu näiteks rõõm, kurbus ja vihamisel. Tahaksime sellel lõpu teel tänada meie õpetajaid, kes on meid läbi aidanud raskustest ja meid alati toetanud. Nüüd palun sooviksime ette kutsuda Tiina Kadarviku. Muusikalisel arengul kaasa jõudnud. Kas kuues klass tahab ka midagi öelda? Tumas Sarja ja pika kontserdi lõpupoole sulle sõna. Aitäh, Tiina, et teate mida? Esmakordselt seista Setomaa muusikakooli lõpuaktusel. Südame alt on siuke silm natuke märg, südame alt on selline mõnus tunne ja mis kõige tähtsam turvaline tunne. Sellepärast turvaline, et ma näen, kui palju tööd tehakse siin koolimajas, võib-olla mida ennem ei oskanudki hinnata või sellele kaasa. Austatud lõpetajad, kui gümnaasiumi lõpus teile soovitakse tuld tiibadesse, siis mina seda küll täna ei soovi. Mina sooviks, et ikkagi sukelduksite järjest rohkem sinna nootide ja muusikalainetesse. Et saaksite üle sellest, mis siin täna on kõlanud, see kuri ja paha sõna, hirmus võõrkeelne sõna, isegi mitte setokeelne solfeggio. Et ise lapsevanemana ja ka muusikakoolis käiva lapse isana ma tean, et neid kordi, kus kips seina pealt kukub ja hoopis tagurpidi käima hakkab, on küllal olnud, et ma ei lähe sinna enam, ma ikkagi ei lähe. Aga ma usun, et teil on nii rõõmus hetk, kui te nüüd kuulsite, et kõikidel oli solfeggio lõputöö 5+. Seda on paljudes kohtades. Nii et olge tänulikud oma vanematele ja õpetajatele, kes seda riiki korda saatnud on. Armsad lapsevanemad. Ma usun, et peale lasteaiaaegadel oli kindlasti meeles või mõttes selline, et nagu laulusõnad ütlevad, et vaikus on kuldne või et nagu vanasõna ütleb, et vaikimine, õbe rääkimine, kuld või vastupidi. Aga sellegi poolest ma aitan need lapsed õppima muusikakooli. Isegi need tänapäeva siukses trutakas ühiskonnas inimesed, kes ütlevad, et ma tahaksin vaikust. Ikkagi sa lõpuks leiad nad kõrvaklapid peas, kuulamas üks väikest sümfoonia, viisikest. Ma austan väga seda teie sihikindlust, et jätkasite ja mis teha, sundisite. See on küll paha sõna, aga ikkagi sundisite neid lapsi käima seda muusikarada. Ja miks ma seda ütlen? Ma ütlen seda sellepärast, et minu vanem poeg küll jättis muusikakooli pooleli, aga noorem poeg lõpetas väga edukalt ja nüüd vist juba 3 aastat tagasi Signe rääkis parandada. Ma hakkasin taas sundima oma poega, et no
mine tule Setomaale, proovi Karmoskat. 2 aastat läks aega. Lõpuks siis, kui oli see viimane hetk, et juba täisealiseks saanud, siis ütles, et küll, paps, ma lähen. Eile just teadma, et ma pean täna siin olema, rääkisime just sellest Karmoska, kuidas ma ütlen, Karmoskaga kokkusattumise hetkest ja siis ta ütles, et tead, paps, et ma hirmsasti kartsin sinna minna. Sest ma vaatasin seda kohta polnud olemas kaardi peal. No nii ta ütles mulle, jah. Et sellepärast, et kui me isegi sõitsime lõpuks sinna laagrisse, me tulime jalgpallilaagrist just ja sõitsime sinna ja siis ta lõpuks vaatas, et kaugel see pood asub. Aga eile ta ütles mulle, et tead, paps, sinu jäärapäisusest oli ka nii kõvasti kasu, et seda pilli ma ei unusta elu lõpuni. Klaver on meil küll jäänud nurka seisma, aga Karmoska mängib meil iga õhtu, isegi ööse poole 1 ajal. Kallid külalised, teile ma ütlen ainult ühte. Kui te näete kuulutust kuskilt teadutatahvlit või Facebooki jagamist, siis olge nii head, et tulge nendele kontserditele, mida Setomaa või Puhakesku korraldab, sest see on ikkagi kõik meie ja teie jaoks. Ja lõpuks, kallid õpetajad, järg on teieni jõudnud. Kuigi suvi tulemus, ma soovin, et te ei viskaks pille nurka, vaid mängiksite igal jaanipäeval, võib-olla ka mõnel kurvemal üritusel, sest mina luban, mina ei viska pilli nurka. Mina jätkan ikka tussi all laulist, sest valesti. Ja Setomaa valla ja Setomaa volikogu poolt me oleme 100% kindlad, et see muusikakool on ikkagi südameasi meie eelarves ja mis teha. Me peame sellega leppima, et te nõuate järjest rohkem ja te arenete järjest rohkem. Igatahes suur aitäh! See väike lillekimp, ma loodan, et kui teda hästi hoolda, siis ükskord ta ajab ka juured alla. Ja aitäh sulle, Urmas. Me olemegi hästi hoitud. Siiamaani ei ole mingeid jamasid olnud. Siis on meil muusikakoolis. Järjest tihemini külla. Ja teine Martin. Aga ma olen ennegi siin rääkinud siis, kui me Tiinaga kolleegid olime. Aga enamus 7-likest minuga hästi palju seotud on ja koos Tiinaga. Ainuke, mis ma saan nüüd ütelda, et nüüd on siis see muusikuga läbi ja nüüd saab rahulikult sporti. Okei, see lihtsalt näidab, et tegelikult et teistel muusikakool ja sport on siin Värska koolimajas kogu aeg koos käinud ja ma räägin tähisnimedega igaks juhuks, sest uus põlvkond on peale tulnud ja kõiki ei tea. Aga muusikataevasse säravalt tõusnud on meil Jalmar Rabarna, kes tegi samal ajal sporteerumist ja muusikakooli. Maailmameister Kaisi Võõra on lõpetanud muusikakooli, kui ma eksi ka kiitusega. Joo, nagu. Siis on sporteeruja Eesti meister kergejõustikus Karl-Sander Kruusin teinud muusikakoolis. Nii et jõuab küll mitut asja teha. Ja veel kui siin majas olin, siis tegelikult jõuavad veel muidki asja teha. Vahel veel läbi. Olümpiaadidel veel jõuavad ka käia, et siis need, kes tõsiselt pingutavad ja tahavad, need jõuavad küll. Ja üks, mis on kindel, on see, et kui muusikakoolide vahel oleks orienteerumisvõistlused,
siis raske vastust ei oleks. Ma tänan õpetajaid kummardusega ja Tiinat tänan kallistusega. 7. klass oli algusest peale tegelikult niisama palju. Üks ilus poiss Karli Teresk läks ainult mõnile koolist ära. Te mäletate sellist? Ta oli muidugi vanemist kõvasti. Ja teised on kõik alles jäänud. Tubli. Ja me lõpetame Andres Valkmanni lauluga Meelespead. Ja seda esitavad 5.–7. solfedžodilugute ansambel. Mine,
jah, näiteks. Edvin on liiga üle. Mida Edvin? Nüüd ei ole Edvinit ja näha. Siin on lihtsalt nii pikalt. mine hüppa selle peale. Naeratavad ilusasti, kohe kontrollime. Ja nii, minule sobib. Suuremaks sõgimiseks. Just see on kooksen. Jaa. Nii suurem, lõigake.